Okei. Nii, aga vast hakkame siis vaikselt peale. Kõigepealt aitäh kõigile, kes täna siia kohale on tulnud. Jah, ja paari sõnuga siis minust, et Joonas on minu nimi. Ma olen üks Costpocketi asutajatest ja Costpocketiga hakkasime peale juba 2016 aasta märtsis. Registreerisime siis nagu OÜ ära. Tegelikult alustasime juba aasta varem. Ja millega siis Costpocket tegeleb, on suures plaanis kuludokumentide digiteerimisega. Kui me alustasime, siis me digiteerisime ainult tšekke. Siis hästi paljud kliendid küsisid meilt, et okei, et tšekid digiteerite teie ära, aga kas arveid oleks võimalik ka digiteerida? Siis aasta-kaks hiljem lisasime ka arvete digiteerimise ja tegelikult juhtus veel sarnane asi nüüd hiljuti, paar aastat tagasi. Kliendid olid, et okei, et arved digiteerite teie ära, tšekid digiteerite teie ära, aga kas e-arveid oleks võimalik ka vastu võtta? Ja siis sai ka see asi ära tehtud, et 2021 aasta algusest võtame vastu ka e-arveid. Ja ma räägin sellest veel ka natukene täpsemalt teile selle webinari jooksul. Ja siis paari sõnaga ka agendast, et ma kõigepealt näitan teile mõned slaidid, räägin natuke täpsemalt Costpocketist ja miks selliseid ägedaid digitaalseid lahendusi kasutada. Siis ma annan sõna Rebecca-Liisile, et nagu te näete, minuga on siin üks naisterahvas ka. Tema on meil natuke selline üllatuskülaline ja tema on nagu Costpocketi teenust kasutanud 2017 aasta märtsist. Ja eile, kui me harjutasime, siis ma nägin ka tema slaide ja asjasin, et võin öelda, et tal on väga äge presentatsioon. Ja siis pärast, Rebecca-Liis räägib natukene ja siis võtan uuesti ekraani jagamise mina üle ja ma näitan teile tervet seda süsteemi, kuidas nagu Costpocketit kasutada. Ja ma näitan seda et kuidas dokumendid jõuavad siis nagu Merit Activasse. Et me tegime ka väikse küsitluse. Ma ei tea, kas ma saan neid küsitluse tulemusi näidata. Me võime korraks proovida. Vist ei saa Zoomi panna. Aha, okei, teate, võib-olla isegi saan. Nii, üks hetk. Tagasi uuesti. Nii, ma jagan ekraani kõigepealt. Tuli, ma eeldan. Ja. Teil ka võib-olla huvitav vaadata, et siin ongi siis seal viimases e-mailis, mis me saatsime, oli siis küsimus, et millist raamatupidamist tarkvara te kasutate ja siis siin on see statistika, et meil oli 34 vastanut ja enamik, väga suur osa igal juhul vastas Merit Activa. Et ma näitan siis kõik asjad läbi nagu Meritiga, kuidas teha. Ja kui meil on aega ja kui on lõpus huvilisi, siis me võime korraks vaadata ka StandardBooksi ja Smart Accountsi. Et ma teen niimoodi, et kui kõik asjad on tehtud, me vastame küsimustele ka, siis lõpus, kui on veel julgeid ja inimesi, kes tõesti on veel jaksu, et siis vaatame ka, kuidas asjad käivad StandardBooksi ja Smart Accountsiga. Ja tahtsin öelda ka aitäh kõigile, kes võtsid aega ja vastasid sellele küsimustikule. Nii, aga hakkame siis slaididega peale. Nii, lähme siit üle. Ja natukene siis Costpocketist alguses. Et tänasel päeval me tegutseme aktiivselt 4 riigis, Soome, Eesti, Läti, Poola. Need on siis need riigid, kus meil on igal pool päriselt kohapeal inimene nagu olemas.
et kui te olete Soomes, helistate Soomes meie kliendi toele, siis vastatakse teile soome keeles. Ja Poolas samamoodi, et Poolas on ka ja Lätis samamoodi on nagu kohapeal inimene olemas. Ja siis panin ka klientide või organisatsioonide arvu, et kui palju igast riigist on, siis nagu siit statistikast näha, siis Eesti on veel koduturg ja hästi palju kliente on Eestist. Läti vaikselt tuleb järgi. Ja kogu meie seda süsteemi on tegelikult võimalik kasutada 9 keeles, et kui teil ongi kliente, kes on välismaalased, et ei räägi eesti keelt, on kuskilt tulnud mujalt Eestis, siis on ka hästi lihtne, sest meie süsteem on 9 keeles, et on eesti, soome, inglise, läti, vene, poola, rootsi, leedu ja hispaania keeles on võimalik kasutada kõike. Nii, siis natukene digiteerimisest, et juunis siis läbi meie süsteemi käis läbi 224 000 kuludokumenti ja pakume siis nii robotdigiteerimist kui ka koos inimese kontrolliga digiteerimist. See koos inimese kontrolliga digiteerimine, see on siis see nagu vanaaegne digiteerimine või see, mida on juba turul üle 10 aasta pakutud, et teie saadate dokumendi meie süsteemi ja päriselt meiepoolne inimene vaatab need andmed üle ja see dokument saadetakse edasi teie raamatupidamise tarkvarasse. Meie selline tähtsam osa sellest on just see robotdigiteerimine, et see on just see uus asi, mida on väga-väga vähestel ettevõtetel. Ehk siis kuidas see toimib, ongi niimoodi, et näiteks teie klient teeb tšekist pildi, siis robot sekundite jooksul näitab neid andmeid, mis ta sealt tšeki pealt leidis ja kui klient ütleb, et jah, andmed on õiged, siis see dokument saadetakse otse edasi teie raamatupidamise tarkvarasse. Näitan täna kogu minu demo on ka üles ehitatud selle robotdigiteerimise pealt, et näitan teile täna, kuidas see töötab ka. Ja kui rääkida natukene numbritest, siis 224 000 kuludokumenti on kokku ja lõviosa nendest tegelikult on robotdigiteerimine. Et umbes 30 000 dokumenti on koos inimesega digiteerimine. Ülejäänud kõik on robotdigiteerimine. Et see näitab ka seda, et see robotdigiteerimise täpsus on läinud juba nii täpseks, et enamik kliente soovibki seda just kasutada. Ja läbi meie süsteemi on võimalik digiteerida, nagu ma alguses ka ütlesin, nii tšekkarveid kui igasuguseid erinevaid dokumente, erinevaid kuludokumente, mis teile e-mailile tulevad. Et tšekkide jaoks ongi meil siis see äpp, millega on võimalik pilti teha, et kui tuleb näiteks pabertšekk või paberarve, siis on võimalik sellest äpiga pilti teha. Kui teile tuleb näiteks PDF-arve või PDF-arve e-mailile, siis meil on igal ettevõttel oma unikaalne e-maili aadress, kuhu on võimalik see arve edasi saata. Ja üks hästi suur asi, millega me näeme aina rohkem vaeva, on see, et me oskaks vastu võtta põhimõtteliselt kõiki erinevaid kuludokumente, mis teile e-mailile saadetakse. Ja põhjus seal taga on ka tegelikult lihtne, on see, et kui me vaatame pabertšekkide kogust ettevõtetes, just eriti tegelikult Eesti ettevõtetest aastast aastasse, siis see pigem on langevas trendis. Et pabertšekkide kogus pigem väheneb. Aga mida me näeme nagu kasvavat, on just kõik need erinevad internetiostud. Näiteks ongi Bolt, sõidetakse renditakse takso või võetakse see Bolt, see skuuter, see tõukeratas või siis Uber või ostetakse üldse Amazonist midagi, AliExpressist midagi, Facebookist, Google'ist. Et me näeme suurt vaeva, et kõik dokumendid, mis teile e-mailil tulevad, et te saaksite need lihtsalt edasi saata meie keskkonda. Ja meie keskkond ise juba saaks aru, et okei, et siin sellel e-mailil ei ole manust, võtage e-maili sisu. Näiteks USA, hästi paljud Ameerika ettevõtted saadavad teile sellise arve, kus manust ei ole, vaid e-maili sisu ongi see arve. Nii, siis natukene digiteerimistäpsusest, et
kui kasutate koos inimkontrolliga digiteerimist, siis see on 99,5%. Ja kui te kasutate robotdigiteerimist, siis mul on siin üks tabel välja toodud, kuidas me seda täpsust arvestame. Et siit ülevalt alla on erinevad väljad, näiteks pangakonto number, valuuta, dokumendi number, maksetähtpäev, viitenumber, dokumendi väljastamise kuupäev, siis on käibemaksuread, mis on siis käibemaks ja summad ja tarnija informatsioon. Ja kuidas seda lugeda on siit vasakult paremale, et kui me võtame näiteks pangakonto numbri, siis recognition frequency tähendab, et kui tihti robot andis tulemuse. Ehk näiteks, kui te lisate 100 dokumenti sisse, siis 97 korral annab robot, et ta leidis pangakonto numbri. Huvitav on see, et näiteks valuutat ta siin näitab, et ta annab 100 korral. Ehk siis kõik dokumendid, mis te lisate, ta annab vastus, et ta leidis valuuta. Ja siis recognition precision on siis see, et kui tihti see vastus on kõikide nende vastuste seast, mis robot leidis, õige. Ehk siis näiteks, kui robot andis 100 korral vastuse, siis 99 korral on see vastus õige pangakonto numbri korral. Ehk siis ühel korral ta eksis. Ja cumulative on siis nende kahe korrutis, ehk kui te 100 dokumenti lisate, siis 96 korral on see õige ja ta on õige ja robot leiab see tulemuse ja see on õige. Ja siis siin all on näha keskmine tulemus, siis nagu kõikide dokumentide peale kokku. Ja üks uus väli ka, mida me nüüd nagu loeme, on siin kõige all, on dokumendid, mis on nagu täiesti korrektsed, on siis 78%. Ehk kui te lisate 100 dokumenti, siis 78 nendest on kõik väljad roboti poolt korrektselt loetud. Nii. Siis natukene ka e-arvetest, et läbi meie on siis võimalik võtta vastu ka e-arveid ja pakume seda hästi hea hinnaga, et 1 euro eest on võimalik võtta vastu 100 e-arvet kuus. Ja siinkohal ma räägin ka seda, et nagu all näha, siis ma olen siia 2 logo lisanud, et me tegelikult saime ka EAS-ilt toetust. Tegelikult ei ole veel saanud, aga me varsti loodetavasti saame, et 20 000 eurot peaksime saama, et rohkem veel promoda ja teha seda süsteemi tegelikult teie kõigi jaoks veel mugavamaks, et just see e-arvetega liitumine oleks veel lihtsam ja veel mugavam teile kõigile. Ja võib-olla üks huvitav asi ka on see, et EAS üldse jagab minu teada 1 000 000 eurot selleks, et Eestis rohkem promoda seda e-arvete kasutust. Ja tõenäoliselt on päris paljud ettevõtted hakkavad neid toetusi lähiajal saama, et kui te hakkate nägema aina rohkem igasuguseid reklaame ja turundustegevusi asju seoses e-arvetega, siis te teate, et kus see nagu alguse sai, et see tõenäoliselt on selle EAS-i programmiga seotud, et nad toetavad erinevaid ettevõtteid ja organisatsioone, et seda e-arvete asja veel lihtsamaks teha ja teadlikkust ka tõsta. Nii, ja siis ka mõnest eelisest, miks siis selliseid digitaalseid lahendusi kasutada. Kõige nagu suurem eelis või asi, mida me oleme nagu kuulnud, et kui on mõni klient, kes ei kasutanud Costpocketit ja siis hakkas kasutama Costpocketit ja me küsime, et mis siis nagu muutus, siis nad hästi tihti ütlevad, et enne 20. kuupäeva hästi selline stressirohke, et kõik dokumendid jõudsid viimasel hetkel ja tööd oli hästi palju. Aga et mis nüüd on nagu muutunud, on see, et dokumendid pigem tulevad jooksvalt. Et nad ei jõua nagu viimasel hetkel. Ja ongi palju kliente, kellega juba kuu lõpus või uue kuu alguses saab põhimõtteliselt deklaratsioonidega alustada ja mõne teise kliendiga on niimoodi, et võib-olla uue kuu alguseks näetegi, et ainult paar dokumenti on puudu. Ja saategi juba teavitada hästi nagu enneaegselt, et palun vaata, kas sa need 3 dokumenti üles leiad, et ma saaksin siis deklaratsioonidega alustada. Et ei jää kõik nagu viimasele hetkele. Ja siis, kus ma hiire kaotasin, ma lisasin siia kohe graafiku,
all ta näitab nagu põhimõtteliselt päevad. Esimene päev on siis see, kui see dokument loodi. Dokument loodi. Ja siis see graafik siin näitab, millal see meie süsteemi edastati. Et näiteks siin on näha, et esimesel päeval umbes 23% dokumentidest. Ehk siis, et see sama päev, kui see dokument sealt kassaaparaadist välja tuli või teile e-mailile saadeti, et 23% dokumentidest esitatakse juba esimesel päeval ära. Ja kui me lähme natuke edasi, siis 7. päeval on see number umbes 50%. Ehk siis see tähendab, et 50% dokumentidest esitatakse juba esimese 7 päeva jooksul. Ja miks see graafik läheb niimoodi hästi pikaks, on see, et meil on ka kliente, kes ei ole käibemaksukohustused ja nemad teevad üks kord aastas aastaaruannet ja siis nemad esitavad nagu terve eelmise aasta dokumendid korraga. Ja siis see veab selle hästi pikaks, et on ka vanemaid kui 61 päeva dokumente. Nii, siis veel, kui eelistest rääkida, siis on dokumente arhiveeritakse digitaalselt. Ehk kõik dokumendid, mis läbi meie süsteemi käivad, meie saadame edasi ka raamatupidamistarkvarasse. Et kui ma teile pärast Meritiga näitan seda, siis te näete ka, et need pildid jõuavad ilusti ka Meritisse ja nad jäävad sinna Meritisse alles. Ja samamoodi nad jäävad meie juurde alles. Nad on ka tegelikult olemas Costpocketis. Ja meie juures saab neid ka iga kell alla laadida. Et kui keegi ikkagi igaks juhuks soovib, et tal oleks veel kuskil arhiveeritud, et siis ta saab veel need alla laadida endale ka kuhugi nagu ära tõsta. Ja siis viimase asjana, et jätame siis selle andmesisestustöö robotile, et laseme teha inimestele asju, mis loovad nagu päriselt väärtust, et anname nagu lihtsamat tööd ära robotitele. Nii, ja kui ma ei eksi, siis mina sain enda asjadega praegu räägitud ja ma vist annaks sõna üle nüüd Rebecca-Liisile. Ja ma lõpetan korraks ekraani jagamise. Ja Rebecca-Liis, ma teen siin nüüd hostiks korraks. Nii. Jah. Tere! Mina olen Rebecca-Liis Armus. Mina olen sellisest ettevõttest nagu Armus raamatupidamisbüroo. Ma loodan, et ma olen kõikidele kuuldav ja nähtav ja minu slaidid ka. Ma nüüd ei tea, kas Joonas, kas sa näed mu slaide? Ja, mina näen ilusti su slaide. Kohe teen selle nüüd suureks. Jah, ma mõtlen nüüd, kuidas see nüüd käis siis siit. Anna mulle hetk aega. Millal ta mul seda teeb? Format appi. Kuskil oli slideshow, võtta korraks. Aga vaata üks allpool on slideshow sul ka. Näed siin. Jah. Nii, et siis te ei pea seda muud kraami vaatama. Ei tuld või? Ta läks ära või? Oota. Näed siin. Nii, tehnik ei tee minuga täna hommikul koostööd. Nüüd peaks olema näha, eks ju? Jah, ta vist on natukene, aga ma arvan, et on okei. Jah, on okei. Jah. Oota, ma panen siit küsimused kinni. Nagu ma ütlesin, mina olen Armus raamatupidamisbüroost ja mina tahaksin täna natukene rääkida sellest, kuidas meie koostöö on siis Costpocketiga üles ehitatud ja millised on meie rõõmud ja mured sellega seoses. Kõigepealt natukene sellest, kes meie ise oleme. Minul on täna enda büroo Rakveres. Mina ise juhin ettevõtet ja samas ma teen ka ise sisulist tööd päris tihedalt ja palju. Ja kõik keerukamad ülesanded käivad alati minu laualt läbi. Meie büroos töötab tänase seisuga 13 töötajat
Kõik ei ole täna raamatupidajad, on ka meil 2 assistenti, kes aitavad siis raamatupidajaid natukene sellise tehnilisema töö osas, et kõik sellised assisteerivad ülesanded lähevad täna nende lauale, sellepärast et raamatupidajatele on suhteliselt suur koormus ja häid spetsialiste ju tahetakse ja siis me neid ei koorma selliste lihtsamate tööülesannetega. Me teenindame täna kliente 4 erinevas riigis. Põhikliendid on meil Eestis, aga meil on ka Soomes, Norras ja Rootsis tegutsevaid ettevõtteid. Ja hästi levinud on siis selline vorm, kus tegemist on Eesti ettevõttega ja tal on kas ühes nendes riikides on siis tegevuskoht registreeritud ja siis me aitame ka selle raamatupidamisega, mis ta seal riigis korraldab. Täna ma võtsin välja 31. augusti seisuga meie statistika, et anda natukene nagu taustainfot sellele, et kui palju me Costpocketist nagu abi saame. Et tolle päeva seisuga oli meil registris 394 klienti. Nendest 64 on sellised ettevõtted, kellega me tegeleme 1 korra aastas. Et kas me siis aitame neil aastaaruannet kokku panna või siis me aitame neid muul viisil, et nad teevad võib-olla näiteks Rootsi või Norra mingisugust tuludeklaratsiooni ja siis aitame sellega. Jooksvalt nad tegelevad oma raamatupidamisega kas ise või siis nad peavad seda Exceli põhist nagu need mõned pisikesed peavad ja osad ei tee üldse aastaaega mitte midagi. Ja siis kui aastaaruande aeg kätte jõuab, siis nad lihtsalt võtavad kätte ja korjavad dokumendid kokku, toovadki siis kas füüsilisel kujul meile või siis nad laevad nad Costpocketisse üles ja siis me saame sealt nendega tegeleda. Meie raamatupidajad tegelevad igakuiselt 330 kliendiga ja maht on üsna suur ja nüüd tänaseks oleme me saanud 164 klienti siis Costpocketit kasutama. Oma põhitööd me teeme siis Meritis ja Directos ja Meritis me kasutame nii Eesti kui ka Soome programmi. Ja Merit on ikkagi üsna levinud sellepärast, et ta on nagu ka kliendile endale hästi lihtne kasutada ja siis nad saavad sealt üht-teist ise vaadata ja siis müügiarveid koostada üsna tihti ka ise. Ja siis Costpocket ongi nende programmidega meil integreeritud. Nagu Joonas enne ütles, siis meie kasutame Costpocketit oma ettevõttes alates märtsis 2017. Kui Costpocket ise alustas 2016 märtsis, siis aasta aega hiljem meie liitusime nendega ja valisimegi Costpocketi just seetõttu, et tollel hetkel ei olnud väga palju selliseid teenusepakkujaid, ei ole täna ka, aga ma tean, et 1-2 tükki oli võimalus veel valida, aga me nende poole isegi vaadanud, sest Costpocketiga me saime alguses kohe nagu üsna hästi asja käima ja meil ei olnud põhjust nagu hakata mingit alternatiive otsima. Räägime siis natukene sellest, et miks me täna seda Costpocketit kasutame, siis põhiline ikkagi on nagu ajaline võit. Et ilmselt täna on siin ka päris palju raamatupidamisega kokku puutuvaid inimesi, siis te teate, et paberdokumendi sisestamine võtab ikkagi oluliselt kauem aega kui mõne ekraanil oleva dokumendi andmete ülevaatamine ja selle lihtsalt kinnitamine. Et meie statistika ütleb seda, et paberdokumentide sisestamise puhul töökiiruseks võiks olla seal äkki 60–100 dokumenti tunnis. Et 60 on siis sellisel aeglasemal inimesel ja siis see, kes on juba väga selline vilunud, saab 100 dokumendiga. Aga nüüd on läbi Costpocketi tulnud dokumentide oluliselt kiiremini läheb see kõik. Siis lisaks on meil oluline see, et meil oleks tagatud nagu ühtlane töövoog. Et Joonas enne mainis ka, et see 20. kuupäev on raamatupidajatel ikkagi üsna kiire ja kui need paberid kuhjuvad, siis ongi nagu selline 6 teatud päevad, mis on nagu oluliselt kiiremad kui teised. Aga kui inimesed laevad kõik dokumendid jooksvalt ülesse, siis me saame nendega ka jooksvalt tegeleda ja iga nädala lõpus juba kliendile saata info, et millised dokumendid ta on unustanud meil üles raadida või ära saata.
ja millised dokumendid on olemas, eks ju, et mida me saame pangaga siis nagu kokku liita oma vahel. See tagab siis natukene nagu sellise ühtlasema töövoo ja ei ole sellist hästi kiiret 20. kuupäeva. Mis on minu jaoks hästi oluline veel, on see, et need andmed, mis meile sinna Ghostbucketi kaudu tulevad programmi, on suhteliselt täpsed. Väga harva juhtub seda, et mõni number on seal natukene nihu, et seda nagunii sa vaatad see dokumendi üle ja seal aeg-ajalt paarti numbrit parandada on nagu oluliselt lihtsam, kui kõiki neid dokumenti nagu käsitsi sisestada. Siis ja viimaseks oluliseks eeliseks on minu arvates see, et me saame nagu mitu erinevat teenust ühest kohast. Et tegelikkuses Ghostbucket suudab meile digiteerida kõik tšekid, mis tulevad paberkandjal, need pisikesed. Samamoodi on võimalik sinna saata kõik PDF-dokumendid, mis tulevad meili peale ja kolmanda variandina nad võtavad vastu ka e-arved. E-arved liigutavad samamoodi sinna. Põhimõtteliselt kõik asjad on sul ühes kohas, mis puudutab digimist. Lisaks pakub Ghostbucket meile võimaluse ka töötajatel täita sõidupäevikuid ja siis ka lähetusaruandeid. Et ta teeb natukene nagu selle asja selliseks ühtlasemaks, kompaktsemaks ja kõik asjad on ühes kohas ja ka kliendil on seda lihtne jälgida, sellepärast, et tal on kõik asjad ühes kohas, ta ei pea erinevatesse kohtadesse sisse logima, ta ei pea erinevatest kohtadest otsima, et mida ta meile saatnud on, kas ta meile saatnud on, et ta teeb nagu koostöö meie vahel nagu lihtsamaks. Siis kui me vaatame natukene neid numbreid, siis siin on üks tore graafik, kus on näha meie 2,5-aastase Ghostbucketi kasutus. Siin on näha, et tegelikult 2020 aasta algusest alustasime me kuskil 1300-1400 dokumenti kuus ja täna me oleme jõudnud juba peaaegu 4000 dokumendini, mida me ühes kuus läbi Ghostbucketi liigutame. See on näha, et see kollane osa on need dokumendid, mis liiguvad läbi äpi, mida inimesed ise pildistavad ja oranž osa on nüüd see osa, mis inimesed siis saadavad kas läbi e-maili või e-maili meie sinna Ghostbucketi äppi. Et on näha, et tegelikult see äpi osa on jäänud suhteliselt nagu stabiilselt ja natukene nagu kõigub üles alla, aga olulise kasvu on teinud siis nagu e-posti kaudu liikuvate dokumentide arv. Et ma saan aru, et tegelikult pidi see olema ka nagu üldine tendents, aga meie puhul on hästi oluliseks see, et me oleme kõikidele klientidele loonud erinevad ettevõtte postkastid, mille kaudu siis automaatselt liiguvad kõik sinna saabuvad dokumendid otse kas Meritisse või Directosse edasi, sest meil on niisugune automaatika loodud ja klient, kui saadab ka valesse kohta, et saadab lihtsalt meile e-mailile arve, siis see jõuab ikkagi majandustarkvarasse ja ta meie jaoks teeb elu ikkagi natukene lihtsamaks. Nii, mis ma siis veel? Tahaksin veel natukene rääkida sellest, et kuidas neid kliente ikkagi saada seda Ghostbucketit siis kasutama ja enda tööd natukene nagu lihtsustama. Ja kui ka keegi täna on siin keegi, kes lihtsalt enda jaoks tahab kasutusele võtta, et siis lihtsalt ma tõin välja kõigepealt eelised, mis on nagu kas kliendi veenmiseks või siis enda jaoks selgeks tegemiseks, et nagu mis võiks olla see, et mis kasu selle kasutamisest saab. Ja siis ma tõin välja ka murekohad, et mis on nagu juba ette teada, et mille puhul tuleks nagu kliendiga läbi rääkida ja missuguseid probleeme on võimalik ennetada, et pärast oleks see koostöö nagu sujuva. Siis eelised, mida mina kliendi jaoks leian, on see, et dokumente kaob oluliselt vähem. Et tegelikkuses meie praktika näitab lihtsalt seda, et kui klient pildistab dokumendi kohe ära, kui ta selle tšeki seal poes näiteks saab, siis see kadumise ja siis selle lisaks kadumisele on ka see, et nad kuluvad vähem, eks ju, et nad on kohe pildistatud, siis ei teki ka seda, et nad läheksid valgeks ja nad oleks halvasti loetavad. Et sellise kao protsent on nagu oluliselt väiksem. Siis vahetu suhtlus raamatupidamisprogrammiga
tähendab minu jaoks seda, et osad kliendid meil jälgivad ise jooksvalt oma finantse, oma sissetulekuid, väljaminekuid, et kui need dokumendid jooksevad kohe automaatselt raamatupidamisprogrammi, siis raamatupidaja jõuab neid ka kiiremini töödelda ja tal on ka pidevalt adekvaatne pilt ees. Et üldiselt me katsume oma klientidega teha nii, et meil on kord nädalas neil ikkagi selline pilt, mis on nagu jooksev pilt. Siis kiirem kulude hüvitamine. Et päris paljud meie kliendid kasutavad Costpocketit niimoodi, et ka nende töötajad pildistavad otse neid tšekke ja siis ka lähetusaruanded, eks ju. Kõik need saavad hästi kiiresti raamatupidamisse ja seetõttu saavad nad ka kiiremini hüvitatud, et meie kord nädalas maksame arveid, eks ju, või paneme panka arveid ülesse, siis nad saavadki sama nädala lõpuks põhimõtteliselt oma asjad makstud, et nad ei pea ise neid tšekke taga ajama ja kõik on meie käes ilusti juba olemas. Ja siis üks hästi oluline eelis, minu meelest enne Joonas ütles ka, et alati on need dokumendid ligipääsetavad, mida te olete sinna üles laadinud ja saab sealt endale vajadusel alla laadida, siis meie puhul praktika näitab seda, et kliendid ikkagi vajavad aeg-ajalt kas või garantiidokumenti, et minna uuesti poodi mingit asja vahetama, midagi parandama. Et siis ei pea nad meie käest hakkama seda dokumenti küsima, vaid nad saavad jooksvalt selle ise sealt alla laadida, et kui on ka nädalavahetusel näiteks vaja kuskile minna, et tegelikult meil on väga palju mikroettevõttest kliente, kus juht ise on ka töötaja, eks ju, et siis tal ongi selliste asjadega tihti nädalavahetusel aega tegeleda ja siis ta laeb ise endale sealt tšeki alla ja ta ei pea ootama, millal meie esmaspäeval tööle tuleme. Kui me nüüd räägime natukene murekohtadest, siis kõige põhilisemaks murekohaks meie puhul on see, et on meil kliente, kellel puudub IT-võimekus. Ja ma pean seda all nimelt seda silmas, et need lihtsalt, kas on neil nuppudega telefonid, kuhu ei olegi võimalik äppi alla laadida, või siis on neil lihtsalt see, et nad lihtsalt ei oska füüsiliselt seda äppi sinna alla laadida ja veel vähemalt oskavad seda kasutada. Selle me oleme lahendanud alati niimoodi, et meil ei ole kunagi jäänud kellelgi sellepärast see tegemata, et ta ei ole ise osanud seda teha, me alati kas õpetame või siis kui ongi, et inimesel on nuppudega telefon, mis ma ütleks, et isegi on nagu kasvutrendis tänapäeval, isegi nooremate inimeste seas, siis tavaliselt on kas elukaaslasel või kellelgi on ikkagi olemas telefon, millega siis on võimalik need siis üles laadida. Et me oleme alati saanud sellega hakkama, aga see on üks koht, et reaalselt selleks, et äppi kasutada, peab sul olema, millega seda pildistada, eks ju. Et tegelikult on äppil olemas ka veebipõhine lahendus, et sa saad ka arvuti kaudu sinna äppi sisestada, aga siis sa pead ikkagi selle pildi suutma kuidagi teha. Siis siiamaani oli meie jaoks mureks sellised tšekid, mis tulid meili sees. Ehk siis Booking saadab mingeid tellimuse kinnitusi, sellised, mis on meili sees, ja siis teised olid sellised, mis olid lingiga. Apple saadab ka sellised, mis on lihtsalt meili sees, ilma lisafailita olevad. Ja siis osad firmad saadavad lihtsalt lingiga arve, et sul on meil ja seal on link ja kliki lingi peale. Et nüüd Joonas näitas mulle, et tegelikult sellised arved suudab programm ilusti ikkagi avada ja lugeda ja samamoodi peaks ta lugema ka meili, aga meie senimaani lihtsalt laadisime alla PDF-ina selle meili ja siis me lihtsalt lisasime selle nagu manusena külge kaasa. Et ega ta sellepärast veel selles mõttes kasutamata ei jäänud. Tänaseks veel on väga keeruline on pildistada mitme leheküljelised tšekke, just neid, kus on nagu kahel erineval poolel on tšekk. Et kui teil on näiteks 3 leheküljeline arve ja esimene leht on 2,5, siis on seda suhteliselt võimatu nagu pildistada, et sa peadki reaalselt nagu selle sisse skännima ja siis saatma selle siis Costpocketi meili peale, et ta jõuaks raamatupidamisprogrammi. Kui sul lihtsalt mitmelehelised tšekid, siis me lihtsalt oleme palunud teha kliendil natukene kaugemalt selle pildi ja 2 lehte lihtsalt ühele pildile nagu sättida. Siis mida teevad väga paljud inimesed, kui nad tšekke pildistavad, on see, et nad pildistavad kas ainult selle kaardimakse kviitungi või siis nad lihtsalt pildistavad tšekki niimoodi, et see kaardimakse kviitung on tšeki peal.
et seda me oleme juba kõikidele klientidele ennetavalt alati hakanud rääkima, sellepärast me lihtsalt oleme näinud ajaloos nii palju seda ja mõni on nagu hästi selline muretu ja ta lihtsalt võtabki esimese hooga kohe esimesel kuul võtab ja viskab need tšekid lihtsalt ära, mis ta on ära pildistanud ja siis on neid väga keeruline nagu taastada. Et seda me oleme palunud ka, et esimesed paar kuud, kui on see juurutamisprotsess, siis hoiaks endale need originaaltšekid siiski ka kõrvale alles, et alles siis, kui me ütleme, et jah, nende tšekidega on päriselt okei, et siis võib need ära visata, et ei tekiks selliseid olukordi, kus peab hakkama poest pärast tšekki taga ajama. Nii, ja siis viimaseks asjaks, mida kliendid nagu vahest kurdavad, on see, et tšeki pildistamine võtab jube palju aega. Aga ta võtab aega natukene rohkem ainult sellisel juhul, kui ta reaalselt teeb kõik protsessid läbi ja ta valib kõik need kulud ja kõik need, kas hüvitatakse ja millest on makstud ja kõik sellised artiklid täidab ise ära. Et tegelikult on võimalik selline express mode sisse lülitada, et ta tegelikult neid asju tegema ei pea ja tal on hästi kiire ja mugav on seda äppi endal kasutada. Ja selliste ettevõtetega, kelle puhul nagu me näeme, et need kuluartiklid me niikuinii paneme ise peale ja me teame tema seda spetsiifikat, et kuidas ta oma tšekke maksab, et siis sellistel juhtudel olemegi saanud neile sisse lülitada express mode'i ja siis nad saavad väga kiirelt oma asjad tehtud ja kõik need mured lahenevad sellega koos. Nii, ma vaatan, oligi viimane slaid. Et nüüd ma hea meelega vastaksin mõnele küsimusele. Ma vaatasin, kas kuskil oli äkki üks. Joonas, kas sa näed, oli keegi kuskil küsis või? Me tegime... Sa vastasid juba midagi ära? Me tegime lihtsalt ühe testi ja mulle tegelikult öeldi ka, et me vist peaks mingi asja sisse lülitama, et nad näeksid seda chati, et praegu nad vist ei näe seda. Kas sa saad korra anda mulle host? Ma hea meelega annaksingi sulle tagasi, ma võin edasi rääkida, aga mul ei ole... Anna, jah, võid korraks anda, ma proovin, kas me oleme võimelised selle küsimuste asja sisse lülitama. Nii, aga palun, peaks olema sinu käes nüüd. Ja, ma võin nii palju kõigile öelda, et sinna all teil vist kõigil on kuu ja sinna te saate kirjutada ilusti. Jah, vist keegi kirjutas ka midagi. Võtta, kas sa ka näed? Küsimine peaks hetkel töötama, on siin kirjas. Jah, aga proovime, kas me saame selle chati ka siia. Mina chati näen, aga minul ütleb, et... Siia. Nii, ma kirjutasin sinna, ma ei tea, kas nüüd kõik näevad, mis ma kirjutasin. Et keegi võiks vastata, kui ta seda chati näeb. Nad vist ei näe kahjuks. Nad vist ei näe, jah. Ma muidugi valisin küll, et host panelist kõik. Ongi, oota. Sa pead kuskilt sisse lülitama selle, et me ei saa, keegi saagi. Aga kas kätt äkki saab keegi, ta saab ise küsida, kui keegi tahab. Ja Siret ütleb, et näevad ikka. Me vist ei saa hakkama sellega ka praegu, nii et... Aga siia kuu ja aastase saavad küsimused, kui kellelgi tekkis minule küsimusi, et mina hea meelega vastaksin sellised raamatupidamislikud küsimused ära, kui kellelgi nagu on. Ma muidugi olen siin lõpuni välja, sest Joonas hakkab nüüd näitama seda, kuidas Meritakti väga kõik asi töötab. Et kui minule küsimusi ei ole, siis ma lihtsalt jään nüüd vait ja et ma jään vait ja siis Joonas saab hakata rääkima või? Et jooksvalt ma olen olemas, kui pärast kellelgi veel tekib mingid täpsustavaid küsimusi. Jaa, nii. Ma vaatan, siia on mingid asjad tulnud, näeme, okei, tundub, et see töötab ja siia kuu ja alla saate kirjutada. Ja nüüd ma võtan uuesti ekraani endale. Nii. Ja nii. Ja tahan öelda ka, et aitäh Rebekka-Liis selle väga ägeda esitlusest. Et jah, ka minul oli, me tegime eile seda koos läbi, aga minul oli mega huvitav kuulata nii murekohti kui ka eeliseid. Need olid hästi huvitavad. Nii, nüüd ma siis võtsin uuesti ekraani enda kätte. Ja siin ees on siis Costpocketi äpp, et ta näeb telefonis ja arvutis täpselt samasugune välja. Et ainuke erinevus on see, et kui te telefonis lähete
tee pilti, siis ta läheb kaamerasse, arvutis ta teeb sellise kausta lahti. Paar asja näitan veel, mis siin teha saab. Kui vajutate üleval ettevõtte nime peale, siis on näha kõik ettevõtted, mis seal nagu teie all on. Tavaliselt ettevõtte juhil on seal ongi võib-olla üks ettevõte või kaks. Raamatupidajal on ka seal rohkem, sest teie näete seal kõiki oma kliente. Ja minul on siin igasuguseid testettevõtteid. Siis üleval paremal on seaded, seda näitan teile ka natukene varsti. Ja siis on üksikud dokumendid ja aruanded. Ja alustamegi siis niimoodi, et kõigepealt ma näitan, kuidas ühte tšekki lisada. Lähmegi siis siia. On üks rongipilet. Nii. Selline rongipilet. Avame ta. Ja siis ta küsibki mõned küsimused, et ta küsib, kas see kuulub hüvitamisele või ei kuulu hüvitamisele. Ehk siis on ju, kas mina eraisikuna soovin seda raha tagasi saada või ma juba maksin ettevõtte vahenditest. See on juba maksed vahendist ja ei soovi seda raha tagasi saada. Ja vajutame siin, et ei kuulu hüvitamisele. Nüüd ta küsib, et kuidas maksti. Ütleme siin, et näiteks firmakaardiga. Ja siis ta küsib, mis see kululiik oli. Paneme selle näiteks transpordi alla. Neid kõiki asju siin saab muuta ka. Ma teile pärast selle dokumendi esitamist näitan ka, kuidas neid asju saab muuta. Vajutamegi, et transport. Siis on võimalik lisada kommentaar. Võib täiesti vabas vormis ise kirjutada või kasutada juba olemasolevat kommentaari või ei pea midagi kirjutama. Võib ka lihtsalt edasi minna. Siis ta küsib, kas ma soovin seda dokumenti lisada aruandesse. Ärme seda sellel korral lisa, vahele. Ja siin te siis näete seda robot digiteerimist, millest ma ka enne rääkisin. Et siin on näha siis kõik väljad, mis robot on sealt dokumendi pealt välja digiteerinud. Selle dokumendi pealt ta leiab kõik õigesti. Aga oletame, et kui ta näiteks ei oleks valuutat leidnud, on valuuta ära, siis mina ise pean lisama selle välja, mida robot ei leidnud. Ja nüüd ta näitab mulle seda pilti ja küsib, et okei, et mis see valuuta siis oli, et siin kohal võtame lihtsalt euro. Nii, ja siis ta ongi digiteeritud ja ta saadab selle kohe edasi ka raamatupidamistarkvarasse. Nii, ja lähme vaatame Meritisse. Selleks, et näha, me peame ka värskendama, et ta tõmbaks kõik uued dokumendid sisse, mis just nüüd hiljuti tulid. Nii, ja siis proovime nad reastada saabumise järgi. Nüüd ta pani vastupidi. Mul on neid nii palju siin vist, et see teeb meil selle Meriti natukene uimaseks. Mul on neid üle 600 siin. Et tavaliselt teil ei ole neid nii palju, et te lihtsalt salvestate ostuarveks need tavaliselt, aga minul on see testimise pärast on neid jäänud kogu aeg siin nii palju. Nii, ja siis ma teen selle dokumendi lahti ja siis siin ongi näha seda pilti, dokumendi pilti ja kõik väljad, mis ta on lugenud ja raamatupidaja saabki lihtsalt siia artikli lisada ja on ju ära salvestada selle ostuarveks. Niimoodi nad nagu jõuavadki siia raamatupidamisse. Meritis oli veel niimoodi ka, et kui esimene kord sa salvestad selle artikli ära, siis ta järgmine kord pakub sulle juba seda sama artiklit, et sul on elu veel natukene lihtsam. Ja see artikli pakkumine käib ka niimoodi, et ta vaatab tarnijat ja siis seda kululiiki, mis meie juures ka tuli. Ja siis näiteks, kui on sama tarnija, sama kululiik ja olete korra artikli ära salvestanud ja järgmisel korral tuleb samamoodi, siis ta juba pakub selle õige artikli teile siia. Nii, lähme nüüd korraks siia tagasi ja ma näitan nüüd, Rebecca oli enne ka rääkis seda, et meil on Express võimalus kasutada Express režiimi ja siis on ka võimalik neid kululiike muuta, et ma näitan teile ka, et neid väikseid asju, mis siin nagu on võimalik teha. Ma lähengi nüüd seadetesse, lähen täpsemad seaded ja siis lähen siit täpsemate seas, võtan selle esimese haldusdokumendi esitamise sätteid. Ja siin on võimalik niimoodi,
näiteks kui te ei soovi, et ta küsiks, kas see kuulub hüvitamisele, siis te võitegi lihtsalt selle sammu siit ära võtta. Või te näiteks ei soovi, et ta küsiks kommentaari, saate selle ära võtta. Ja teie tegelikult täiesti saate ise seda muuta selliseks, nagu teil on vaja, et kuidas teie soovite. Näiteks ma näitan teile korra, mis juhtub, kui ma lihtsalt panen selle Express režiimi sisse. Nii, tagasi. Nüüd võtan uuesti dokumendi. Ta ei küsinud ühtegi küsimust, ta küsib, kas lisa on aruandesse. Jätta vahele. No nii. Nüüd on see hetk, kus robot otsib neid andmeid, aga kui ta võtab nii kaua aega, kui praegu, siis ta tõenäoliselt juba siin midagi juhtus. Ma proovime seda testi uuesti. See on nüüd väga huvitav, et siuke asi juhtus. Kiiresti küll ei juhtud. Jah, ma ei ole ise ka sellist asja pikalt näinud enam. Nii proovime täpselt sama dokumendi võtame. Lähme suht kiiresti. Näe. Ja nüüd, vaata, nüüd jõudis hästi kiiresti, et ju seal midagi läks nihu. Aga nüüd samamoodi ta näitab kõik need andmed. Mäletate, esimesel korral ta küsis meilt hästi palju küsimusi. Nüüd ta ei küsinud peaaegu ühtegi küsimust. Nüüd ma vajutangi lihtsalt esita ja ta saadabki selle kohe ära. Et kui teil ongi kliente, kes ei taha neid küsimusi vastata või neil on hästi kiire, siis ongi võimalik kasutada Express režiimi. Ja ma näitan teile ühte väikest nippi veel. Lähme uuesti siia täpsemad seaded. Siia. Nüüd võtame selle Express režiimi maha, aga muudame neid kululiike. Enne kui te esitasime, siis ma ütlesin, et kululiike saab muuta. Nii, läheme selle sisse. Siin on juba näha, ma olen siin neid muutnud. Teil on täiesti võimalik neid ise muuta. Näiteks ütleme, et auto ei meeldi teile. Tahate, et see oleks näiteks sõiduauto. Te saate täiesti vabas vormis, te võite ka kontonumbrit siia panna, kui ettevõtte omanik nagu soovib. Te saate täiesti vabas vormis teha need selliseks, nagu teile sobib. Nii, näitan teile korraga seda. Nii. No, kas ta salvestas ära? Korraks, võtan uuesti maha. Kolleegid. Ta ei võtta ikkagist maha. No, super, salvestas. Nüüd ma siis, mis ma tegin, ma võtsin Express režiimi maha ja ma kasutan neid enda tehtud kululiike. Näitan teile lihtsalt, kuidas ta siis ka välja näeb. Siit ühe dokumendi. Nüüd need küsimused on jälle tagasi, kuuluhüvitis, firmakaart ja see leht on enne olid siin need suured ikoonid. Nüüd on siin näha need samad väljad, mis meie ise siin lisasime. Ja ma, nagu te nägite, ma lisasin ka, seal oli sõiduauto ja sõiduauto all on veel alamkululiigid. Kui ma ütlen siia, siis on näha ka veel nagu need alamkululiigid. Et teil on võimalik tegelikult päris täpsed kululiigid siia nagu lisada ja teha. Nii, praegu korraks tagasi. Ma võtan need uuesti maha, sest muidu ma unustan need peale. Just need kululiigid. Nii, jätame need peale. Nii, siis järgmise asjana ma näitan teile selles ka, mis Rebecca-Liis rääkis, et kui teil on tulnud e-maili peale kuludokument, et kuidas seda meie süsteemi saab saata. Tegelikult on juba siin näha ühte e-maili aadressi, see näeb välja selline, et on minu nimi pluss ettevõtte nimi @costpocket.com, aga see e-maili aadress on ka alati olemas, kui te lähete seaded, siis siin on olemas. Ja siis Rebecca-Liis palus, et ma räägiks ka sellest, et mis vahe on sellest, kui see minu nimi on siin ees või ei ole siin ees. Et ta töötab niimoodi, et kui te võite kasutada ka ainult ettevõtte nimi @costpocket.com, aga siis nad on nagu incognito või nad ei ole nagu kasutajaga seotud. Et kui ma kasutan seda e-maili aadressi, kus on Joona sees,
siis nad on minuga seotud ja nad tekivad ka minule siia äppi vaatesse. Aga kui ma kasutan ilma selle oma nimeta, siis ta võetakse vastu, ta läheb raamatupidamisest tarkvarast edasi, aga siin äpi keskkonnas teda näha ei ole. Nüüd ma olen ise öelnud tavaliselt niimoodi, et kui võimalik, kasutage alati koos nimega. Võib-olla üks juhus, kus võib-olla mitte nimega kasutada, on see, kui te tahate anda otse tarnijale. Et teil on keegi, kellelt te pidevalt ostate mingit kaupu ja soovitegi talle otse anda selle emaili aadressi, et saada otse meie, et ta saadaks selle otse Costpocketi süsteemi. Et siis on okei kasutada ka ilma seda nimet. Aga meie täna lihtsalt vajutame siia ja võtame terve selle emaili aadressi. Ja nüüd lähmegi meie emaili. Võtame siit ühe Bolti arve. Ma saan seda korraks kemale. Siis siin ongi näha selline huvitav arve, kus email sees juba päris palju on informatsiooni, aga Bolti puhul on tegelikult see niimoodi, et õige email või õige see PDF on tegelikult siin selle lingi all. Näitan teile seda ka, aga saadame selle enne ära. Ma panengi lihtsalt forward või edasta, kopeerin selle emaili aadressi siia ja ma tegelikult juba saangi seda saata või kui ma soovin, ma võin ka pealkirja midagi lisada. Selleks vajutame selle noole peale, edit subject, ja ma saan siia tegelikult kirjutada midagi, sest see läheb raamatupidajale kaasa. Näiteks, kui ma väga korrektne olen, ma võin selle eest ära võtta ja kirjutada siia näiteks test. Et siis te näete, et see tuleb ilusti Meritisse kaasa. Et kui on mingi dokument, kus te näiteks soovite kirjutada, et palun maksa ära või et see on juba makstud, et siis on võimalik siia see juurde kirjutada. Nii, nüüd ma saadaks ta ära, aga mul on siin see mure, et mul on see asi siin ees. Korraks ära tõstma. Nii, tõstan selle asjaga tagasi nüüd. Nii, nüüd me saatsime ta ära. Nüüd läheb natuke aega, nüüd Costpocketi süsteem võtab selle vastu ja robotil on seda aega ka digiteerida kuni 1 minut. Aga vahel juhtub ka niimoodi, et seal on juba mõned teised dokumendid järjekorras, et siis tal võib ka natuke kauem minna. Ma nii kaua näitan teile, kus seda PDF-i, mis siin emaili sees on ja natuke räägin veel emailiga dokumentide esitamise võimalustest. Nii, ma ütlen siis siia lingi peale, et siin on ju selle lingi all siis on see dokument, kus on näha ka see käibemaksu osa. Et minu teada emailis seda käibemaksu osa vist ei olnud. Teate, isegi tegelikult on nüüd. Ja, aga vist mida ei ole, on see tarne informatsioon. On ju. Et see OÜ on siis tegelikult see härra, kes sõitis taksoga. Et tema osutas seda teenust nagu läbi oma OÜ. Selle OÜ. Nii, ja siis ma näitan teile veel sellist asja, et üks erinevus, mis on meie selle emaili aadressiga, on see, tegelikult on 2 suurt erinevust. Üks on see, et siin on tegelikult võimalik saata kuni 100 manust. Et näiteks, kui teil ongi niimoodi, et on, ma ei tea, oletegi kas või kogunud neid arveid kuhugi või nad on jäänud kuskile ja te tahate kõik need raamatupidamisest tarkvarasse saata, siis teil on võimalik teha üks emaili aadress ja lisada kuni 100 manust sinna emaili sisse ja need kõik korraga ära saata. Ja ta teeb neist kõigist eraldi arved. Ja teine äge asi on see, et nad ei pea olema PDF kujul. Me võtame vastu ka TIFF-i. TIFF on see suur, kui teil on näiteks see skänner kontoris, siis hästi tihti see on TIFF-fail. Võib olla XML ehk tegelikult e-arve juba, sest ma olen tähendanud, et mõned tarnijad saadavad teile e-maili peale nii PDF-i kui XML kujul. XML kuju on see nagu e-arve kuju, kust on juba masinloetaval kujul, et seda me ei pea nagu digiteerima. Siis ta võib olla ka docs-fail, see on siis Wordi fail, JPG, PNG pildifailid ja siis HTML on ju. Sellest me ka rääkisime, need on need Ameerika ettevõtted kipuvad saatma HTML kujul, kust nagu manust ei olegi, vaid see emaili sisu ise on see kuludokument. Nii, ja nüüd lähme korraks kiikame siia. Vaatame, kas ta on jõudnud ja tundub, et ta on jõudnud. Ta on siin ilusti meil olemas.
nagu näha, siis ta võttis on ju selle, ei võtnud mitte selle emaili sisu, vaid võttis samamoodi ta ise laadis selle alla. Meie ju seda ei saatnud, meie saatsime lihtsalt terve selle emaili sisse. Ja tegelikult on juba tõenäoliselt olemas ka siin Meritis. Ma vist pean teda ikkagi uuesti värskendama. Nii. Okei, see on siin, ma arvan, kumbki neist. Olumine. Okay, võtsin ülemise. Teate, me saame kontrollida seda. Vaata, siin ei ole seda testi. Vaatame, kas alumisel on. See kuupäev ka, vaata, eelmine kuupäev on 11. Okay. Sa paned siuksed väiksed asju tähele. Nii. Vaata, mis tööd ma teen. Jah. Nii. See siis, jah. Ja vaata siin, jah, oligi see, sest eelmisele kui me eile tegime, siis me ei lisanud seda testi, ja täna me lisasime seda testi ja see on siin siis ka olemas. Ja samamoodi on ju, et raamatupidaja saab see artikli lisada ja jupostu arveks selle salvestada. Nii, lähme siis edasi. Uuesti meie süsteemi. Nüüd ma näitasin nüüd, kuidas nagu tšekki lisada, kuidas arvet või mis iganes dokumentidel postkastis on, kuidas seda lisada. Nüüd näitame, kuidas saab aruandeid teha. Lähmegi siis siit üksikud dokumendid, lähme aruannet alla. Uus aruanne. See on võimalik teha sõidupäevikut. Ma näitan teile ka kõige lõpus seda. Kuluaruanne, lähetusaruanne. Teeme lähetusaruande. Lähetusaruanne on huvitavam, seal on see päevarahade osa ka. Nii, ja oletame, et ta ei olegi Eesti-sisene lähetus, vaid me käisime lausa Soomes. Siis ta küsibki on ju algus- ja lõppkuupäev. Näiteks oli septembri alguses. Niimoodi. Siis on võimalik ka see, et on ju, kui läksite lähetusele pärast kella 9, siin on 150 € praegu päevarahasi. Kui ma lisan selle, et läksin pärast 9, siis esimese päevast päevarahasi ei saa. Et see arvestus on ka ilusti sees. Lisaks on see võimalik lisada lähetuse eesmärk ja sisu ja me pakume siin ka juba 2 erinevat varianti välja, et koosolek ja siia saab vabalt ilusti juurde kirjutada, et kellega kohtuti ja mis see nagu eesmärk oli. Ja siis on võimalik ka päevarahade summat nagu üle kirjutada. Et näiteks siin on 150 €. Ütleme, et kui meil on siuke reegel, et me nii palju ei maksa, ma kirjutasin nagu lihtsalt siia numbri, siis ta arvutab uuesti selle uue numbriga üle. Et oletame, et meie kasutame seda maksimumsummat. Ja meil on ka niimoodi, et seadetes on tegelikult võimalik, kui teil on mingi kindel reegel, siis ma pärast näitan teile ka seadetest on võimalik ka määrata, mis see määr on. Nii, siis ma panengi salvesta. Nüüd ta lõi sellega nagu kausta ja nüüd ma saan siia kausta alla lisada dokumente. Ma lähen nüüd natuke kiiremini, lisan siia 2 dokumenti alla. Ja. Nii. Ja nüüd ongi meie see aruanne valmis ja soovimegi saata ta lihtsalt Meritisse. Et ütleme jah. Esitatud ja saadetud. Siis nüüd lähmegi Meritist teda otsima. Nii. Siia. Pean vist jälle värskendama ka. Nii. Värskendusega. Kuigi ta oli olemas esimene, on ju. Oli jah, nägin ise ka. Just juba vajutasin nuppu. Aga harjutamine teebki meistriks. Saan ise ka selle asja siin selgeks varsti niimoodi. Nii. Ja kuidas ta siis nüüd selle aruande puhul toimib, ongi, et ta teeb selle esimese lehe, mis on nagu see koondleht. Siin on näha, kes esitaja on, kus käidi, lähetuse algus, lõpp, kui on mingi lisainfo, on olemas, päevarahad ja lisaks ka siis on all näha need nagu dokumendid, mis kuuluvad hüvitamisele, kokku summa koos päevarahadega, mis kuulub hüvitamisele
kui me kerime alla, siis on need dokumendid ka, nad on suhteliselt suurelt siia lisatud, nii et peaks nagu nägema, et ei peaks väga palju seda zoomimist tegema, et me meelega oleme teinud nad lehe suuruseks, et me loodame, et neid ei prindita, on ju. Et kui prinditakse, siis võiks neid nagu tegelikult tihedamini panna, aga just, et siin digitaalselt oleks nagu mugavam vaadata. Ja siin samamoodi on, teeb nagu read, siin on võimalik lisada päevarahade artikkel eraldi ja sõiduauto ja transpordi artikkel ka eraldi igale reale. Nii. Ja Vahepeal üks küsimus tekkinud. Äkki sa vastad selle küsimuse kohe ära, et kas teie süsteem tunneb ära, et arve on juba saadetud ja et ta topelt ei saadaks? See on veel üks asi, mis meie poolt on natuke poolitan, äkki siis see kõige õigem vastus, et praegu on niimoodi, et kui te kasutate inimdigiteerimist ehk koos meie poolt inimese digiteerimist, siis ta annab, kui on topelt, tuleb meil ja see on topelt ja annab kohe teada ja ta isegi ei saada seda ära tegelikult. Aga me ei tahtnud seda kunagi ammu teha robotdigiteerimisele, sest see täpsus ei olnud veel nii hea. Aga nüüd tegelikult see on väga-väga relevantne ja ma loodan, et me saame sellega varsti nagu tehtud, et ka roboti puhul, kui me tõenäoliselt peame sinna päris palju välju panema, et seal tõenäoliselt võiks olla tarnija, arvenumber, kuupäev ja äkki isegi summa ka, et kui need kõik klapivad, siis palun nagu hakka karjuma, on ju, et anna nii kasutajale teada, kui raamatulikku teada, et see on olemas juba. Aga ma võin öelda Meriti poole peal, nii kui arvenumber on ära sisestatud, siis ta juba ütleb, et see on topelt, et siis Meriti poole peal ta ei lase sul rohkem täitagi, kui ainult see, et sul on juba number on näha, et on topelt, siis sul ei ole ohtu, et see topelt salvestud. Ja ma tõesti ka loodan, et selle aasta sees saame ka meie selle, et meie poole tekib ka see, et tegelikult seda väga palju küsitakse, et hästi tihti küsitakse seda. Ja. Nii, peaks olla uuesti. Ja teeme nüüd hüppame uuesti siia meie keskkonda ja ma näitan teile ka, kuidas teha teeme sõidupäeviku. Uuesti lähme siia aruanded, uus aruanne, sõidupäevik. Ta küsib siia nime, on ju. Võtame siis selle augusti oma. Nüüd on samamoodi see kaust on nagu loodud ja siia saab nüüd neid sõite hakata järjest sisse lisama. Ja võtamegi siia. Võtame siit kuupäeva. 16. Ja siis esimene sõit käisime, samamoodi siia saab vabas vormis ise kirjutada või kasutada juba olemasolevaid sõite, et kui on mingid suhteliselt sarnased marsruudid, siis ei pea iga kord välja kirjutama. Mina nagu nähes käin kas Rakveres või Raplas. Nii, seekord käisime siis Rakveres esimese sõiduna. Minul on siia 2 autot lisatud tegelikult, tavaliselt ma usun, et siin on nagu üks auto. Siia ja siis ta küsib, näitab odomeetri algnäitu, mis oli eelmise sõidu viimane sõit ja mis see nüüd nagu uus näit on. Selle siia. Nii. Ja palju Rakveres oli 300 ütlesid? Edasi-tagasi on 100, 200. 200 lausa? 200 edasi-tagasi, ehk siis sul on nagu vaja pluss 200 panna. Paneme siis 900. Ma natukene säästsin, lõikasin ühest kohast, ma kilomeetri säästsin. See on otse tee, kus ka. Nii, ja siis ta näitab sellist üldvaadet ja esita. Ja ma lisan ühe siia veel, selle Rapla otsa ka ikkagi. Nii, võtame siia. Nii, Tallinn. Ja ütleme, et käisime vanaema juures ka läbi, et läks natuke rohkem, ütleme 62 oleks üks ots, ütleme 120. Teeme, no paneme 40. Paid 500 kohe juurde. Ma panin natuke palju vist, jah. Proovime, ütleme niimoodi. Pane 1-1 näiteks. Jah, paneme 1-1. Jah, okei, teeme natuke vähem. Teeme niimoodi. Siis tuleb enam vähem, väike ring tuli juurde. Nii. Ja nüüd saabki niimoodi edasi siia ka lisada veel neid sõite, on ju.
ja kui meil on lõpetanud, siis me saamegi aruande ära esitada. Oletame, et meil olidki need 2 sõitu, esita aruanne. Jälle saadetud raamatupidamisse ja ütleme Meritisse. Siia. Niimoodi. Kas võib olla, et see esimene on õige? Ai, see on õige äkki või? Jah, see on teine pigem. August. Jah, esimene on Soome. Nii. Ja samamoodi siin ta teeb siis sellise nagu sõidupäeviku nagu kokkuvõtte ja siin on ka read näha ja siis siin ühe rea all on kõik need nagu sõidud või kilomeetrid nagu kokku ja summa kokku. Nii. Jah. Nii suures plaanis see oli vist kõik, mis ma soovisin demoda. Ma nüüd näiteks teile natukene täpsemaid seadeid, et erinevaid seadeid, mis on võimalik meie juurest lisada ja räägiks ka natukene hinnastamisest. Ja kui teil on küsimusi, siis ka võite julgelt kirjutada, et me püüame siis ka vastata neile. Meil on Tiinalt üks küsimus, see ilmselt on rohkem mulle suunatud, et ta küsibki selle hinnastamise kohta, et kuidas meie hinnastame ja kas klient on soovinud oma panuse ees siis väiksemat kuutasu. Siis siiani ei ole olnud ühtegi olukorda, kus keegi oleks soovinud selle võrra soodsamalt saada, aga seni oleme me Costbucketi kulud ise kinni maksnud. Aga nüüd me just teavitasime neid, et alates oktoobrist nad hakkavad neid kõik ise maksma. Aga keegi pole nagu öelnud, et ta ei sooviks seda maksta ja keegi pole ka öelnud, et ta tahaks enda töö eest nagu raha saada. Pigem on nagu see, et see on nagu selline kokkuleppe küsimus, et kuidas ta nagu kliendiga suudate kokkuleppele saada. Et lihtsalt ongi see, et võib-olla kuidas neid tema hüvesid nagu temale kommunikeerida. Et tegelikkuses on see teema, et okei, ta teeb see võib-olla natuke rohkem tööd, et ta pildistab seal ära, eks ju, aga samas on see üks klõps pärast seda, kui ta selle tšeki saab. Et selles mõttes tegelikult muidu ta peab ju reaalselt nüüd kokku korjama ja sulle füüsiliselt kohale tooma. Et see on nagu tegelikult tema jaoks sisuliselt võib-olla isegi ajakulukam. Et vähemalt meil, me oleme muidugi Tallinnast ka kaugemal, eks ju. Et meil on päris palju Tallinna kliente, et kui nad hakkaks iga kuu kas peale postiga saatma või siis siia tooma, siis tegelikult nüüd ajavõitu nagu ei saa. Et lihtsalt ilmselt on inimesi, kes võivad öelda, et nemad selle eest maksta ei soovi ja et nemad toovad paberdokumente, aga see on ka nende õigus ja see ongi see koht, kus inimesed vaatavad, kas nad saavad koostööd teha või mitte. Et lihtsalt ongi see, et täna suurem osa inimesi nagu on ikkagi nagu ajaga kaasa tulnud ja neil on endal ikkagi mugavam, et kõik asjad on olemas ja pärast me ei ütle, et mingi tšekk on kuskil kustunud. Ma loodan, et see vastus sai ammendava vastuse. Ma arvan, et väga põhjalik vastus oli. Nii, ma siis näitan teil natukene seadeid ja siis natukene räägin hinnastamisest ka. Lämmegi siis ülevalt paremalt seaded. Kõigepealt hakkab siis minu kontost. Siia saabki lihtsalt enda nime lisada pluss pangakonto numbri. Pangakonto number on kasulik siis, kui ettevõte, kas töötajad või juht teeb aruandeid, mis tuleb nagu temale hüvitada. Et siis see pangakonto number läheb sinna PDF aruandele kaasa, sinna aruande peale ka, et hüvitada nagu sellele numbrile. Siis siin on see emaili aadress, millest me juba rääkisime, kuhu saab põhimõtteliselt kõik, mis teile postkasti on tulnud, kõik saab edasi saata sinna emaili aadressile. Siis siin on keelevalik. Sellest me ka põgusalt juba rääkisime, et iga inimene saab endale sobiva keele valida. Siis on ettevõtte andmed, ongi sellised üldandmed, pluss siin võib-olla kõige huvitavam asi raamatupidaja jaoks on siis võimalus lisa minu teise ettevõtte arvele. Et kui te alguses tegelikult siia tulete, siis ta näeb välja selline. See tähendab seda, et Costbucketi teenuse eest tuleb kuu lõpus sellele ettevõttele Müügikoolitus OÜ endale arve. Ja saadetakse sellele emaili aadressile. Kui ma selle sisse lüütan, siis ma saan valida, millisele ettevõttele see arve tuleb. Enda siit listist saan valida. Mina olen valinud siia Costbucket OÜ, ehk siis, et Müügikoolitus OÜ arve läheb Costbucket OÜ-le kuu lõpus.
Ehk siis niimoodi on võimalik teha raamatupidajal see koondarve, et nagu kuu lõpus tulebki kõikide klientide eest üks nagu koondarve raamatupidamisbüroole. Ja meil on ka väiksed soodustused büroodele, ma räägin sellest ka hetke pärast. Nii. Siis liidestused. Siin on kõik näha, et Eestis põhimõtteliselt kõik suuremad tarkvarad peaks meil nagu olemas olema. Et sellest ei tohiks nagu muret olla. Iga liidestus töötab natukene erinevalt ja siis teda juba saab, kui sinna liidestuse peale vajutada, sealt saab lugeda, kuidas see aktiveerimine käib. Siis kasutajad. Siin on näha siis kõik kasutajad, kes on selle ettevõtte alla lisatud. Kasutajad on võimalik kustutada või siis muuta näiteks kasutajast administraatoriks. Need siin kõik on administraatorid. Kui me läheme allapoole, siin on kasutajad, siin on mingi väga imelik asi, keegi lisanud on. Et on võimalik siis kasutajaid lisada nii administraatoriks kui lihtsalt tavakasutajaks. Ja üleval paremal, see on võib-olla see kõige tähtsam nupp on, kui on uut inimest vaja lisada. Et olete ettevõtte siia ära registreerinud ja soovite lisada nüüd selle ettevõtte juhi siia. See ongi lihtsalt tema emaili aadressi kirjutada, mis keeles talle see email saadetakse, sest temale tuleb emaili peale õpetus, kuidas ta saab kasutama hakata. Et õpetuse keel ja siis kas ta on kasutaja või soovite ta lausa teha administraatoriks. Ütleme selline tavareegel, et tavaliselt ettevõtte omanik, jätke nad lihtsalt kasutajaks, kui ta on seotud väga tugevalt raamatupidamisega ja teda tõesti huvitavad need asjad ja ta on hästi nagu kätega ise küljes, siis pange ta administraatoriks. Nii. Siis hinnastamine. Siit ongi siis võimalik hinnastamist valida. Sellel ettevõttel on kuldplaan. Ma näitan seda täiesti lõpus kodulehelt, seal on rohkem infot ja paremini ära seletatud. Hinnastamine. Siis on e-arvete vastuvõtmine. Siit on siis võimalik see aktiveerida, et e-arvet tuleks ka läbi kostpaketi teie raamatupidamisse. Ja siis on täpsemad seaded. Alguses juba natukene sellest rääkisime, et kuidas seda esitamist muuta, et Express-režiim ja neid saab välja sisse lülitada ja kululiike muuta. Siis on meil olemas ka kinnitusring, mis on veel betas, aga varsti juba enam ei ole. Et meil on tänase peal vist umbes 30 ettevõtet, kes seda kasutab ja tundub juba, et hakkab asja saama. Et kui teil on hästi lihtsustatud kinnitusring ettevõttes kasutusel, et siis on täitsa võimalik kasutada seda. Näiteks kui ongi, et ettevõtte juht tahab kõik kulud või kõik dokumendid ära kinnitada enne, kui need raamatupidamisse lähevad, see on võimalik see siin üles seada. Siis siin on selline seade, et luba kasutajatel liituda ettevõttega, ehk kui see on sisse lülitatud, näiteks te unustate ettevõtte omaniku lisada selle ettevõtte alla, siis ettevõtte omanik saab ka ise liituda juba ära registreeritud ettevõttega. Kui see on välja lülitatud, siis ise liituda ei saa. Siis, et kõik e-mailiga sisse tulnud dokumendid saadetakse automaatselt edasi raamatupidamistarkvarasse. Te nägite ka seda, me enne tegime, saatsime selle Bolti arve sisse ja ta läks ise automaatselt Meritisse edasi. Et kui mingil põhjusel ei soovi, et nad automaatselt edasi läheks, saab selle kinni keerata. See pigem tavaliselt on suurtematel ettevõtetel, et pikalt ei peatu. Aruannete tegemine, seal mäletate, kuluaruanne, lähetusaruanne, sõidupäevik, et kui on näiteks ettevõte, kus et meil ei ole aruandeid vaja, ei taha, et neid oleks, siis on see võimalik kinni panna. Et siis ongi kõik dokumendid tulevad ükshaaval sisse Meritisse. Siis on aruandeseaded. Siin ongi võimalik lisada näiteks päevaraha piirmäär, et kui teil ei ole nagu seaduse järgi et 15 päeva või siis 15 päeva 50 eurot ja ühe lähetuse poole ka esimesed 15 päeva 50 eurot ja pärast seda 32 eurot, siis on võimalik see siia lisada ja on ka võimalik sõidupäeviku määra muuta, et kui teil ei ole see 30 senti, mingi muu kogus summa, siis on seda võimalik siin muuta. Siis luba üksikute dokumentide saatme raamatupidamistarkvarasse. See on jälle ka samamoodi
see on enamik ettevõtted on see sees ja ma soovitan ka seda sees hoida, see on see, et kui ma selle tšeki saatsin, see tšekk läks otse edasi. Et jälle suuremad ettevõtted, meil on ettevõtted, kellel on niimoodi, et ükski dokument, kõik peab aruannetes olema, et nad ei taha neid ükshaaval. Et võib-olla on töötajaid hästi palju ja nad soovivadki, et kõik oleks aruannetes, kõik dokumendid oleks aruannetes, et siis on võimalik see siit kinni keerata. Siis on selline võimalus kasutaja nime ei edastata programmi. See on selle jaoks, et kui näiteks on teil mõni ettevõte, kus raamatupidaja ise pildistab need dokumendid sisse. Et see ettevõtte juht ikka üldse kohe nagu ei soovi, ei taha seda teha, aga teil on ikkagi mugavam, kui nad tulevad teile nagu otse Meritisse. Siis on võimalik see siit sisse keerata, sest siis teie nimi ei lähe nagu Meritisse kaasa. Muidu lähete nagu teie oleks see, kes esitas see dokumendi, aga siis seda ei lisata sinna. Siis on need välismaa dokumentidelt võtame käibemaksu ära, et need tuleks siis neto võrdub bruto vist või, et käibemaks 0 põhimõtteliselt lähevad sisse. Siis on võimalik see nagu sisse lülitada. Ja lisaks, kui te kasutate tükipõhist hinnastamist, on meil võimalik pakkuda teile ka ridade põhist digiteerimist. Ja ka see on siis ka lisatasust 2 senti iga arverea kohta. Ja meil tänasel päeval robotid selle jaoks ei ole, seda teevadki tegelikult täitsa nagu inimesed meie poolel. Nii. Ja siis ma olen ka jõudnud need seaded ära rääkida ja siis räägime 2 sõna hinnastamisest ka. Nii, nüüd ma siis läksin meie kodulehele, panin eestikeelseks ja hind valitasin ülevalt. Ja siis suures plaanis meil on robot digiteerimise paketid ja siis koos inimkontrolliga digiteerimise paketid. Iga kord, kui te meie juures teete ettevõtte, ära registreerite, siis ta on tasuta demo peal, et ongi selle paketi peal, alati kui ettevõtte registreerite. Ja seal on 5 dokumenti kuus on hinna sees. Kui 5 tükki olete ära lisanud, siis hakkab äpp karjuma, et palun vali hinnastamine. Kui hinnastamist ei vali, ootate uue kuu alguseni, uue kuu alguses on jälle 5 tükki tasuta. Et niimoodi saab tegelikult, meil on ka kliente, kes kasutavadki täiesti tasuta, hästi väiksed ettevõtted. Siis on kuldpakett, see on siis 5 eurot kasutaja kohta ja iga kasutaja annab 100 dokumenti kuus ettevõttele. Ja kui läheb üle, siis süsteem lisab 5 eurot juurde ja uued 100 dokumenti juurde sellele ettevõttele. Siis on koos digiteerimise, inimkontrolliga on siis plaatina pakett, kus on 7 eurot kasutaja kohta, see on ainult 30 dokumenti sees, sest meil on ju reaalne kulu, iga dokument vaadatakse inimese poolt üle, kellele me peame maksma ka tasu selle eest, et ta teeb seda. Siin on ju meil tegelikult on ju otsest kulu iga dokumendiga nagu ei ole. Ja siis on dokumendipõhine digiteerimine, ongi siis 40 senti dokumente, sinna ei tulegi nagu mingit nagu kasutaja lisatasu ei ole. Näiteks Tallinna Tehnikaülikool kasutab seda, et minu arust neil on 2000 esitajat ja see dokumendi maht on ka samas suurusjärgus, et neile hästi sobib see dokumendipõhine hinnastamine. Ja ma enne korra mainisin ka, et meil on raamatupidajatele nagu väike selline soodustus, et kui te olete raamatupidamisbüroo, kes maksab vähemalt 2 enda ettevõtte eest, teil on 2 ettevõtet teie all, kelle eest tuleb nagu koondarve teile, siis igas ettevõttes saate teie kui raamatupidaja olla nagu tasuta kasutaja. Ehk siis ongi, et raamatupidaja saab olla igas ettevõttes tasuta administraator. Et ütleme, et igas ettevõttes oletegi teie ja ettevõtte juht ja see ei ole mitte 2 kasutajat, on ju 10 eurot, vaid ongi 1 kasutaja 5 eurot sellest. Nii, ma jõudsin küll lõppu. Mul on sulle üks hea uudis ja üks veel parem uudis vahepeal tekkinud. Üks hea uudis on see, et Kaja sooviks näha standardbooksi asju, ehk siis sa saad neid rõõmsalt veel nüüd siin edasi näidata, kui me nüüd küsimust ära vastame. Ja, selge. Nii, ja siis oli meil üks küsimus ka,
veel on isegi 2 tükki või. Et kas me korra näitame seda kliendi eeliste slaidi, mille mina tegin. Sa räägid äkki sellest, kas ja kuidas on võimalik seda sama asja täna siin järele vaadata edaspidi? Jaa, okei. Pane mind hostiks ja räägi seda, aga samal ajal ma näitan oma slaidi veel korraks siia, et räägin selle korraki veel võib-olla natukene. Jah. Üks hetk, nii panin share'imise kinni ja teen sind hostiks ja nüüd sa peaksid olema host. Nii, ja küsimus oli, et kuidas järgi vaadata? Jaa, et kas on võimalik ja kus on võimalik? Jaa, me teeme niimoodi, et me lindistasime tervet seda webinari ja ma püüan äkki isegi selle nädala jooksul lisada selle YouTube'i ja kui ma saan ta ilusti YouTube'i ülesse, siis ma kirjutan kõikidele, kes siin osalesid ja saadan selle lindistuse lingi ka, et te saate seda ilusti tagantjärgi ka vaadata. Et kõik asjad, mis te tahate endale kaasa võtta või mis tahate veel läbi mõelda, siis tegelikult on võimalik see järele vaadata. Aga kuna tegelikult see, et mismoodi oma klienti sinna teie süsteemi kasutama saada ja enda elu natuke lihtsamaks teha, siis selleks tegelikult on hästi oluline see läbirääkimise oskus ja see, et sa oskad inimesele selgeks teha, et miks see tegelikult temale ka kasulik on. Sest muidu ongi see, et sa maksad selle oma sellest põhitasus kinni ja okei, see tööjõukulud tegelikult vähenevad, eks ju, tegelikult sa oled igal juhul võidus, aga samas olen nagu mina jõudnud selles arusaamiseni, et raamatupidamisteenus on ikkagi raamatupidamisteenus, see on see, mille eest meie saame oma teadmistest tasu ja IT-kulud on need, mis siis kaasnevad ja Costpocket on üks nendest IT-kuludest, mis klient peaks siis nagu meile hüvitama. Meie kliendid on täna kõik sellega nõus, eks ju, aga kui veel inimesed ei kasuta ja nad ei näe neid, nad ei tea Costpocketist suurt midagi, siis ongi põhimõtteliselt, mina olen toonud 4 asja välja siin eeliste all, mis mina näen, mis on nagu tegelikult kliendi jaoks nagu kõige suuremad eelised. Ütleme niimoodi, et dokumendid ära ei kao ja et nad ära ei kulu. See on nagu nende põhiprobleem, nii palju kui me oleme raamatupidamised kokku puutunud. Pärast natukene. Sulle tuli külaline, ma saan aru. Nii, et põhimõtteliselt kõige olulisem ongi see, et nad saavad ise neid tšekke iga kell vaadata, siis kui neil vaja on, pluss see, et neil ei kao need tšekid niimoodi ära. See natukene võtab aega, kuni nad selle reaalselt nagu sisse töötavad, et see nagu päriselt toimiks niimoodi, aga lõpptulemus ikka alati on see, et nad saavad iga kell vaadata ja kaob vähem, pluss on see, et neil on raamatupidajaga palju parem koostöö, sest raamatupidajal on kogu aeg olemas info, mida siis neile öelda, et mis neil veel puudu on. Et selles mõttes meie oleme kogu aeg seda oma klientidele selgitanud ja keegi kunagi pole meile vastu vaielnud, et nad ei oleks sellega nõus. Et lõppkokkuvõttes nagu nad iga kell ütlevad, et see on väga okei, et nad seda kasutavad ja nende elu tegelikult läheb mugavamaks. Et selles mõttes siin on nagu selliseid väikseid nüansse, mida siis saab nagu kasutada nende veenmiseks, kui nad tegelikult nagu alguses natukene skeptilised on. Vaat nii. Ma loodan, et see sai lahti räägitud veel korra ja et võib-olla keegi saab siit natukene nagu näpu näitud, kuidas oma klientidega nagu siis läbi rääkida. Aga üks küsimus, Joonas, sulle veel. Jaa, kas see Facebooki oma? Kas sa nägid Facebooki oma? Jaa, ma käisin igaks juhus kontrollimas, et kas see on tulnud rohkem, aga see vist ongi ainuke küsimus, mis seal on, et siis Merit Activat kasutades jääb tehingu kirjelduse real emaili pealkiri, mitte arvelt kirjeldatud tehingu sisu. Kas mingi seadistus on valesti? Ei ole seadistus valesti. Et tänasel päeval, kui te ei kasuta ridade põhist digiteerimist, siis me seda arve sisu kui sellist nagu ei digiteeri. Ehk siis sel juhul jääbki see emaili pealkiri sinna. Aga selle vastu on see lahendus, et kui meili edasi saata, siis saab sellise sobiva pealkirja sellele meilile panna. Jah, et kui seal peab täpselt midagi muud olema. Ja käsitsi saab Meritis seda muuta ka, et Merit ei keela seal seda muuta. Jah, see saab üle kirjutada. Meil on, ma võin ka öelda nii palju, et me tegelikult
meil on siin väike salajane projekt, kus me tegeleme sellega, et robot õpiks ka arveridu digiteerima. Aga sellele projektile mingit kuupäeva anda on väga-väga julge samm oleks. Et ma arvan, et see kõik võtab väga palju aega ja ta tõenäoliselt alguses sakib, on ju. Et ta ei ole kohe niimoodi, et nii kui me ta kastist välja laseme, siis te kõik olete issand, kui head on. Alguses tuleb sealt tõenäoliselt tagasisidet nii, et rohkem kui ära jõuab teha. Ja. Nii. Üks küsimus vist veel või? Et mis juhtub, kui hankija ei ole Meritis loodud, kus programm loob ise? Meritis ta näitab ülevalt nagu punasena, et see on uus hankija, et teil ei ole seda veel. Ja siis saab seal vajutada lisanuppu ja saab selle lisada, selle hankija. Et on üpris lihtne, ütleks mina, selle hankija lisamine. Et kui teda ei ole. Leiab juba äriregistris sinna vastu. Ja, sest meie saadame selle hankija registrikoodi ka ilusti tarkvarasse edasi. Ta saab selle alusel pärida ülejäänud informatsiooni. Nii, kas me proovime näidata seda standardbooksi asja ka? Või on veel? Ma pean siin siis tagasi panema sinna. Võib-olla Anna korraks tagasi veel. Aga tegelikult teha proovida nii näidata, et sa ei saa. Ja en oska, sa proovi näidata. Ka kätega hakkan siin seletama. Et üks küsimus tuli ka veel, et mis on hind, kui on rohkem kui 100 dokumenti. Ma saan aru, et siis te mõtlete, ta on ju 100 dokumenti ettevõtte kohta, aga kui siis ühel ettevõttel läheb üle 100 dokumendi ja on kasutatud seda 5 eurost paketti, siis ta lisab arvele 5 eurot juurde ja uued 100 dokumenti annab. Et ta töötab nagu niimoodi. Eile sa seletasid mulle, et see töötab ainult kuldpaketiga, eks ju? Jah, täpselt. 30 tükki ja ülejäänud on tükipõhisega. Jah. Täpselt jah, et ta töötab niimoodi, et 5 eurose paketi juurde ta lisab 5 eurot juurde ja annab 100 dokumenti juurde. Kui kasutate 7 eurost paketi, siis seal läheb tükipõhiseks. Ta töötab natuke erinevalt, sest jälle see sama reegel on, et 7 eurose korral me ei saa teile nagu nii palju neid tasuta anda, sest meil on päriselt seal enda kulud taga. Nii, proovime siis seda standardbooksi eksperimenti siin kohe. Nii, kas tuli minu ekraan tagasi vist on? Tuli. Nii, ma näitan teile lihtsalt, kuidas nad jõuavad standardbooksi. Et ma ei hakka tervet seda süsteemi siin nagu uuesti läbi tegema. No teie poole pealt näeb ta täpselt samasugune välja, eks ju? Jah, täpselt nii. Ma loodan, et ma mäletasin seda sõna. Nii, mäletasime. Hästi. Arvuti vist, ta läheb raskeks juba, et päris palju asju vist on korraga lahti. Nii. Nüüd on ju oletame siis, et siin on liidestus olemas ja mul on tegelikult siin mingist vanast ajast mõned dokumendid saadetud. Ja standardbooksis on niimoodi, et seal on 2 nagu erinevat kausta, kuhu nad jõuavad. Et arved jõuavad ühte kohta ja aruanded teise kohta. Vaatame kõigepealt siis arveid. Lähmegi siis nagu moodul. Nii. Ja siis arved. Ja nüüd lähme registrid ja tarnija e-arved. Nii, ja nemad tulevadki nagu siia pidurada pidi. Teeme näiteks esimese lahti. Näha ja pilt tuleb ka alati kaasa, tulebki siia selle hammasratta alla. Nii, ja siin on üks nagu näha sularaha tšekk või on tšekk. Jah. Ja ma väga palju ei oska siin, ma võin öelda nii palju, et siin see päise informatsioon just olemas ja siin on siis see nagu see rea informatsioon. Nad niimoodi tulevadki. Ja siin ta vist saab siis kohe nagu ostuarveks ära salvestada. Tõenäoliselt kõik, kes kasutavad standardbooksi, tõenäoliselt oskate seda, teate, kuidas edasi minna. Nii, ja siis nagu üksikud dokumendid ja ostuarved tulevad siis siia kausta.
ja võib-olla huvitavam osa tegelikult on see kuluaruannete pool. Nii, sellega kinni. Et läheme uuesti moodul ja kas olid kulutused äkki või? Kulutused. Samamoodi võtame register, kulutused. Nemad tulevad siia. Vist ka lahti. See ongi näha, et on ju mitu rida. Ja samamoodi siia tuleb see aruanne kaasa. Et ka, et see päise osa justi on ka suuresti järgi. Nii. Ja siia tuleks, kui neid oleks rohkem, siis tuleks kõik siin eraldi ridade haaval tulevad sisse. Nii. Nüüd on juba küsimusi tulnud kõvasti, jah? Üks küsimus. Nii, vaatame, kas me oskame selle vastata ka, jah? Väga lihtne küsimus. Kui neil on ettevõttes 30 töötajat ja kõik teevad kuluaruandeid, lähetusaruandeid ja sõidupäevikuid ja dokumente igal ühel on 0 kuni 10 tükki kuus, kui palju see nende ettevõtte kuutasu oleks? Ma usun, et sellisel juhul, vaata, teil on töötajaid päris palju, aga dokumendi maht tundub pigem väiksem. Ma usun, et vast oleks mõistlik seda tükipõhist hinnastamist kasutada. Kas kuluaruanne moodustab ühe dokumendi või kuluaruande sees olev dokument moodustab ühe dokumendi? Sees olev. Tegelikult veel, kui päris aus ole, siis digiteerimine. Kui meie juures läheb digiteerimine, siis sel hetkel loetakse see dokument sisse. Aga sõidupäeviku puhul on üks sõit, siis üks dokument või on... Kui ma nüüd nagu väga aus olen, siis sellest ei pea midagi maksma. Et seal ei, minu teada see ei lähe dokumendiks, sest digiteerimise ajal loetakse dokument, sõidupäevikul ei toimu digiteerimist, et neid põhimõtteliselt. Ma ei tea, ma tohin öelda, aga põhimõtteliselt peaks olema võimalik kasutada tasuta. Eks kui te teete lihtsalt demo konto ja sõidupäevikut peaks saama pidada niimoodi, et ta ei küsikski teilt hinnastamist. No tegelikult on see teema, et meie kasutame alati oma klientide puhul see demo konto variandi ära, et need esimesed 5 dokumendid ta saab tasuta ja siis pärast seda me alles valime talle külge, sellepärast, et osadel ettevõttel ongi nii, et alguses nad ei kasutagi nii palju, et me peaksime nende kasutajatasu üldse maksma. Et see on lihtsalt see kulude optimeerimise koht, eks ju, et seal tegelikult on võimalusi seal mitu ise, sa saad arve alusel arvutada, kuidas sul tegelikult nagu on kõige kasulikum seda teha. Eks ju. Aga jah, üldiselt kui on palju kasutajaid, siis on mõistlik vaadata dokumentide arvu. Mina vaatan ka kogu aeg. Ja. Ma võin korraks uuesti veel nagu kõigil näidata, võib natuke rahulikum, me rapsisime nii kiiresti. Ma lähen korraks siia, võtan selle eest ära. Et siin siis on küsimus, et 30 töötajat, päris palju töötajaid, aga hästi vähe dokumente on ju. Et lihtsalt, kuna kuldpakett ja plaatinapakett on nagu kasutajapõhised, siis see hind läheb hästi kiiresti päris suureks on ju. Et siis ongi, ma lihtsalt soovitasin, et võib-olla ongi mõistlik kasutada seda dokumendipõhist, et on 40 senti dokument, aga kasutaja pealt midagi ei maksa. Et siis ta nagu mängib ilusti välja. Ma vahepeal küsin, kas Kaja sai adekvaatse vastuse omal seal, kuidas need seal tema programmis töötavad? Ja veel alles on veel siin. Ma veel ka natukene juba nagu etteruttavalt promon ka sellist asja, et kui te lähete meie kodulehele kostpocket.com, vajutate ülevalt kuidas nuppu. Nii, siis siin on selline nupp nagu liidestus raamatupidamist tarkvaradega. Ja tegelikult siin on enamike tarkvarade kohta on olemas ilusti õpetused. Näiteks võtamegi standardbooks. Ja suurtematel tarkvaradel me oleme isegi lausa teinud video, et ma räägin täiesti algusest peale, kuidas ülesseadmine käib, kuidas dokumente saata ja kui videoformaat ei sobi, soovite lugeda, siis siin on täiesti kirjalikus vormis ka. Et kõigepealt tuleb vaadata, et riik on Eesti, on ju, siis tuleb minna seadistused, e-teenuste seadustused ja muud teenused ja siis siin all on see aktiveeri nupp, kostpocketi teenus ära aktiveerida, need andmed üle vaadata, on ju, ja siis juba saab nagu telefonis äppi alla laadida. Siin vist on veel isegi, et kuidas, et lisage aruanded, et kui standardbooksi kasutate, tõenäoliselt te soovite koos aruannetega ja siin juba on näha, kuidas see esitamine käib, siin tehakse ka üks lähetusaruanne ja tegelikult peaks olema ka lõpus, jah, ja siin on nüüd näitab ka, et
kuidas siis need dokumendid kõik jõuavad standardbook'i. Et on nagu suhteliselt nagu ilusti ette ära tehtud need. Et siit tegelikult on jah võimalik iga tarkvara kohta lugeda ja vaadata. Nii, Kaja vastas ka. Vajab tutvumist ja uurimist. Ma ei tea, kuidas seal standardbook'is on, seal ilmselt vist sellist varianti ei ole nagu Meritis, et sa saad lihtsalt endale luua mingisuguse demo ettevõtte, kuhu sa saadki testida neid asju või? Seal vist nii hästi see ei ole, et seal vist peab iga selle andmebaasi eest maksma. Mina ka tegelikult nagu nii täpselt standardbook'i siseelu ei tea, aga minu soovitus on ka tegelikult kõigile see, et kui teil on oma see OÜ, millega te seda raamatupidamisteenust osutate, et tehke sellega proovi järgi. Tehke lihtsalt meie juures kasutaja, proovige läbi, vaadake, kuidas see teie jaoks toimub, kas see teeb teie elu lihtsamaks. Ja siis on... Nii, et tšekiga saab seda ju teha selles, mis sa näed, kuidas see süsteem töötab. Ja jumala eest, kui läheb üle, ei ole ka lugu, kirjutage meil, kuule, ma lihtsalt testisin, ei taha maksta. Et me ei aja nagu seda senti nagu pooleks nagu selles mõttes on ju. Ja teine asi veel on ka meiega on see, et meie juures saab ka iga hetk ära jalutada. Et kui üks hetk enam ei sobi, siis iga kell on võimalik lõpetada. Et meil ei ole mingisuguseid suuri nagu lõpetamistrahve või midagi ka. Et iga kell, kui enam ei sobi või ei meeldi, et siis saab ära nagu minna. Et ma julgustaks teid proovima, ütleme nii. Et kui see ei tööta nii, nagu te soovite, saate alati minna oma vana süsteemi peal tagasi. Ja kui töötab, siis on väga äge, et siis... Sellega on see oht, et see hakkabki meeldima ja siis see jätkab tegema. Sest ma tõesti mõtlen praegu seda, et kui meie 4000 dokumenti tuleks käsitsi sisestada, siis see tuleks ikka väga meeletu ajakulu. Ja ei taha minna sellele tagasi, et me peaksime kõiki neid arveid ka printima ja hoidma endal kuskil arhiivis paberkandjal, et see ikkagi meeletu töö. Nii, aga kas hakkame otsasi kokku tõmbama? Tundub nii. Et vist ei ole rohkem küsimusi ja väga tublid, kes üle 1,5 tunni on meiega siin vastu pidanud. Ja. Aga aitäh kõigile, kes tulid ja kuulasite ja soovitan proovida ja kui ikka jäi mingid küsimusi asju, meile võib iga kell helistada, kirjutada. Kui soovite otse minule kirjutada, siis kirjutage joonas@postpocket.ee, see tuleb otse mulle. Ma vastan tõenäoliselt aeglasemini kui ülejäänud. Et kui te supporti kirjutate, siis sealt te saate tõenäoliselt kiiremini tegelikult vastuse, aga ma mingil hetkel kindlasti vastan. Ja. Väga tore oli. Aitäh, et sa kutsusid meid rääkima. Ma kutsun järgmine kordki, mulle tundub praegu. Aga siis laseme siis inimesed oma toimetuste juurde ja lähme ise ka, mul on ka keegi juba ootab ukse taga, koputas juba ukse peale. Et lähen vaatan, kes see huvitav inimene seal on. Nii et ilusat päeva kõigile. Ja, tšau!